Tervist kõigile! Ma sain aru juba Elnara jutust, et olete päris väsinud. Sellisel juhul ma annan lahke loa, et võib kuulata minu ettekannet ka kinnisilmi. Mind see ei häiri. Ainult, et kui vahepeal tekib hetk, kus ma midagi ei räägi, siis on võimalik, et mõni pilt on siin ekraanil. Ettekande üldpealkiri on siis Kadakene Karjamaa ja sellel Kadakesel Karjamaal ma tahan püsida ka. Ülo Soosterile kindlasti oli üsna tuttav, eriti sealt Sentermaa poolt, aga igal pool on ka seal Ühtri kandis neid kadarikke. Nüüd, nagu ütles just öeldi minu sissejuhatuses, et olen kirjutanud sellise raamatu seoses doktoritööga Kosmiline trikster Eesti mütoloogias. Et ma eeldan, et kõik ei ole seda lugenud ega lehitsenud, siis nüüd hästi kiirelt ma räägin ära kogu selle raamatu mõtte ja siis lähen edasi. Kosmiline trikster on Eesti mütoloogias maastikulooja. Tavaliselt on tema loodud mitmesugused maapinna vormid, allikad, orud, jõed ja järved. Samuti seostuvad temaga koopad, kivikülvid ja kivid, millel on näha jälgi. Maapinna vormide loomine on toimunud ennemuistsel ajal, mil kosmiline kord veel ei kehtinud. Kivid olid veel pehmed ja nii edasi. Öeldakse vahel ka pärimuses vanal hallil ajal. Maastik kannab tema tegevuse jälgi ja on seega otse ühenduses ennemuistse ajaga. Teatud mõttes on maastik kosmiline kiri, ennemuistse aja kehastus. Maastik on seega juba loomu poolest müütiline. Seda saab mõista ja kujutleda ainult müütilise jutustuse kaudu. Nõnda nõuab maastiku nägemine tugevat kujutlusvõimet, mida ergutab ainult napp jutustus ja maastiku silmatorkavad elemendid. Nõnda. Prantsuse antropoloog Charles Stepanov on eristanud kahte kujutluse põhitüüpi. Siin näete seda ka tabelina, mis ma olen raamatust kopeerinud, aga ma räägin praegu siis põhilisest, mis on seotud minu ettekandega. Üks on juhitud kujutlus, imagination guidée, ja teine avastav kujutlus, imagination exploratoire. Tänapäeva kunst on kindlasti alguse saanud kujutluse juhtimise tehnikatest, nagu figuratiivsus, žanristseenid, perspektiivne joonistus ja nii edasi. Et ma ütlen vahel, et see raamat on siis šamanistlikest kujutlustehnikatest, kuna nõiad alati pidid oma kujutluses minema midagi avastama, siis selles raamatus tegelikult põhirõhk on hoopis sellel avastaval kujutlusel, imagination exploratoire, aga loomulikult meie ettekujutus maastikust tavaliselt siis erinevalt ka meie esivanemate ettekujutusest sellest ennemuistsel ajal loodud maastikust. Me praegu arvame, et maastik on nagu mingi pilt, et meile antakse see kujutlus ette, siis me hakkame maastikku kujutlema. Vanasti oli teistmoodi, räägiti midagi või olid mingisugused viited, ise tuli kõik tööle panna ja hakata liikuma siis selles kujutluses niimoodi avastavalt, mitte juhitult. Et siis tänapäeva kunst on alguse saanud kujutluse juhtimise tehnikatest ja liikunud siis avastava kujutluse suunas. See tähendab järjest vähem
antakse otseseid juhiseid ja järjest enam eeldatakse vaatajalt avastamist, kes mõnda galeriisse sisse astub tänapäeval, saab kohe aru, millest ma räägin. Kui aga lisame siia Stepanovi teise eristuse, mis lahutab teineteisest nii-öelda kontemplatiivset ja agentiivset kujutlust. Üks on siis, et me vaikselt niimoodi kas või silmad kinni niimoodi kuulame midagi või vaatame ekraanilt midagi, jälgime pilti liikumist. Teine on agentiivne, me sekkume, oleme kogu aeg selle kujutluse sees, me oleme ise agent, me mitte lihtsalt ei lase sellel vaikselt enda sisse vajuda nagu selline imendumine või imbumine, vaid me oleme kogu aeg tegevuses. Need ei kattu päriselt selle juhitud ja siis avastava kujutluse kategooriatega. Et kui nüüd lisame siia Stepanovi teise eristuse, siis võib öelda, et siiski mõlemal juhul kunst, nii hästi siis meie arusaamas klassikaline kunst kui tänapäeva uuem kunst, on põhijoontes jäänud kontemplatiivseks, sest subjekt ise ei tegutse kujutluses aktiivse osalisena, vaid jääb ka avastava rolli puhul mõtisklevaks vaatlejaks. Nüüd lähen edasi hoopis teise teose juurde. Folklorist Jegard Kõmmus on kokku pannud Hiiumaa eepose Hiiu Leiger. Aastal 2015 on see ilmunud. Ja seal on juttu Hiiumaa müütilisest asustamisest, paikade nimetamisest, mitmetest müüdilaadsetest sündmustest. Ega siin vist ei ole ühtegi inimest, kes oleks seda raamatut näinud. Jah, ka Hiiumaal muide väga raske leida. Aga selline Hiiu eepos on olemas. Eepos seostab Hiiumaad kultuurikangelase kujuga, kelle nimi on Leiger ja kes on siis selle Saaremaa kangelase suure tölluna tuntud triksteri noorem ja rahumeelsem vend. Et on saartel selline arusaam, et hiidlased on nagu sellised rahumeelsemad, mõistlikumad, nagu toredamad ja kenamad saarlased, et kellega saab niimoodi vaikselt juttu ka ajada ja kes kogu aeg ei mõtle mingeid vigureid välja. Et siis see Leiger on töllu noorem rahumeelsem vend. Töll soovib, kui nad suureks kasvavad, et Leiger asuks elama mujale, sest kahele jääb Saaremaa kitsaks. Leiger käib seal läbi Muhu, uurib kuskil ka Vormsit, aga ta eelistab viimaks jääda Hiiumaale. Põhjus on, et Kassaris kasvavad ilusad õunapuud. Ja Hiiu maastik, see on siin ikkagi juba valmis. Ja nüüd Leiger ja tema pojad hiljem otsivad ka kohti, kus oleks Hiiumaal parem elada. Ja võt selline kadakane Heltermaa, kus nad käivad päris seal Ühtrist natukene ida poole, see neile ikkagi ei sobi. Ehkki hiljem sinna tulevad jälle inimesed, kes kadakate vahel lambaid karjatavad, et siin on üks lõik. See on nagu, lõik on eepose 4. osast, kus üks Vormsilt pärit nõid, kelle nimi on Erik Punane, on käinud Hiiumaalt mulda röövimas. Et ta tuleb nagu niisuguse pööristormina, sellise trombina või vesipüksi sarnase pilvena ja lihtsalt keerutab sealt mulla Leigri poja põllu pealt kõik üles ja viib ära Vormsile, sest Vormsil ei olnud midagi. Ja võt see on nüüd see põhjus muide, miks Hiiumaal on nii palju neid kohti, kus muud kui kadakad ei kasvagi. Et see Erik Punane viis sealt mulla ära ja siis on lõpuks leitud lahendus, et hakatakse seal lihtsalt lambaid karjatama. Et on selline kadakane karjamaa, need võib-olla te ei saa sest tekstist hästi aru, jah.
et mul ka väga head sellist hiiu ega saare keelt ei ole. Aga siin on öeldud, et põllupidamine vaevaline oli, siis pidas seelsed inimest rohkem loomasi. Sui väljas käima aegus närisid ne puulehti, kadakauge ja marju. Talveks aga tehedi nende jaoks laidude peal teina. Inimest elast esmalt aruvälja lisidal, ja et naad loojasti lambud kasvatast. Kinedel head sigivad seltsi uhed olid, mihandsed ikka kaksigud ja kolmingud talled olid toid. Hakedi nende küla illaste külaks hüüdma. Ühesõnaga, et see on nüüd see koht, kus siis need kadaga pöösad ja kidurad kased kuidagi vaevlesid. Et see on kõik siis selle Soosteri kadakate maailma niisugune pärimuslik müütiline taust, kui palju ta sellest täpselt kuulnud oli või teadis seda, selle kohta pole mingeid andmeid. Aga et kui tal oli Moskvas mingi koduigatsus ja meenutas ehk ka neid Leigeri häid aegu, et siis ma arvan, et kadakad on natuke selle asjaga seotud. Hiidlased loomulikult seal koha peal, ega neid kadakaid ei väärtustata. Väärtustatakse ikka põllumaad ja ikka kapsamaa ja siis see õunaaed, need on selles Jegard Kõmmuse eeposes on esiplaanil. Aga Soosteri maastik on nüüd midagi muud. See Soosteri maastik on siis nagu kosmilise triksteri maastik, kus loomine alles sünnib. Asjadel pole veel kindlat kuju, need võivad muutuda iga hetk. Ja tegelikult kuuluvad samasse temporaalsusse ka Soosteri muna ja kala, nendest oli siin just juttu, mis ei ole maastiku objektid, aga maastikule kuuluvad kindlasti kadakad, mis tihti ongi maastiku ainsad tähised. Nii jõuabki Sooster oma maalidega taas sinna. Vabandust. Tahtsin enne rääkida Soosteri maalide müütilisest aurast. Et siin üle Soosteri maalidel on sageli müütiline aura. Kujutatakse kummalisi olendeid, metafüüsilisi situatsioone, hermeetilise ilmega entiteete. Elnara Taidre, kes just rääkis, on nimetanud seda oma metodoloogiliseks kosmoloogiaks. Ja kahtlemata võib selles näha ka Soosteri sürrealismi, kui me mõistame sürrealismi all teatavat üleloomuliku ilmega ülerealismi. Aga ilmselt võime ka väita, et Sooster liigub sellisest aktuaalsest modernsest ajast, mis on siis meie mõistes ajalooline aeg, virtuaalse või nagu primordiaalse sellise müütilise aja poole. Ja sellisel juhul kujutatav ei ole enam olevikuline, vaid nii-öelda igavikuline. See tähendab, me näeme asju, mida pole olnud üheski ajaloolises olevikus, aga need on lakkamatult toimimas sellises ürgses primordiaalses minevikus ja virtuaalses tulevikus. Ehk siis teisisõnu, need on asjad, mis on alati juba möödunud, alati alles tulemas. Seega Soosteri maastik on kosmilise triksteri maastik, kus loomine alles sünnib, kordan neid lauseid, asjadel pole veel kindlat kuju, need võivad muutuda iga hetk ja muna ja kala kuuluvad siia samasse temporaalsusesse, aga kindlasti need kadakad, mis on maastiku ainsad tähised tihti. Ja nõnda Sooster jõuabki oma maalidega jälle sinna, kus laiub see kadakane karjamaa. Ja tegemist on siis sellise lakkamatu naasmise protsessiga,
see karjamaa ei olegi kunagi aktuaalne, ta on alati virtuaalne, alati selline müütiline. Lapiliste lehmade ja kirjude mullikate asemel aga uitab seal kosmiline trikster, kelle ligidus teeb kõik vormid muutlikeks. Sooster ise ei käitu siin nagu trikster. Ta pigem käitub nagu rahumeelne leiger, kes võtabki olemasolevat nõnda, nagu see talle pakub. Aga seest need kadakad on hästi muutlikud sellel karjamaal. Et võib muidugi tõesti, kui kõrvutada, siis reaalsete kadakatega näha, et neid vorme tõesti kadakatel seal on. Tal on silme ees seisnud mingisugused mälupildid reaalsetest kadakatest, aga need on siis hakanud niimoodi muutuma, teisenema. Kord on nad ümarad, kord jälle nurgalised, kord on nad rombi, siis jälle ellipsi moodi. Need kadakad ongi kujumuutjad. Nad ei pea üksteist jäljendama ega geomeetrilist samasust reprodutseerima. Ja nende identiteet seisnebki nüüd ainult selles, et nad on okkalised ja sitked ega kõlba eriti süüa, marjad välja arvatud. Nagu sellest oli juttu ka põgusalt seal eeposes Hiiu leiger. Et Soosteril ei jäägi siis muud üle, kui nendega kaasa minna. Ta lihtsalt jõuab siis nagu kadakaselt karjamaalt selliste müütiliste kadakateni. Nõnda liigub Sooster mõistagi avastava kujutluse radadel. Ja nagu ütleb Charles Stepanov, see on nüüd see põhjus, miks ma selle uurimuse viite sisse tõin, see avastav kujutlus nõuab tundlikkust ja kogemusi, sest siin tekib kontakt mitte inimliku ilmaga, mida enam ei suuna inimeste seletused. Müütilist jutustust siin küll polegi, aga siin pesitseb teatav selline animistlik identifikatsioon, mida eriti hoolikalt ei varjatagi. Stepanov kirjutab, et etnoloogide arvates on animism ontoloogia, mis seostub teatavate kultuurikontekstidega. Aga psühholoogilisest vaatepunktist on see psühholoogiline dispositsioon, mis on meie liigile fundamentaalselt omane. Me oleme siis kõik natukene alati animistid. See tuleb hästi välja, kui lastele näidatakse mingeid asju või kuidas mänguasjad omavahel räägivad, millised on nende kalduvused ja et selline hingestamine, olendite, olevuste hingestamine on sedavõrd fundamentaalne meie psühholoogiale, et kohati on tunne, et see on kõigest hilisemast õigupoolest võimsam. Sooster mängibki selle animistliku dispositsiooniga. Mida abstraktsemaks tema kadakad muutuvad, seda enam sigineb aim, et Sooster ei kujutagi mitte füüsilisi ega botaanilisi kadakaid, vaid selliseid spirituaalseid animistlikke entiteete. Ta kujutab nagu kadakate sisemusi, nende vaimusid. Ja nüüd jääb veel üks küsimus, enne kui teie hakkate minult midagi küsima. Ja see on, et miks Sooster sel juhul ei maalinud inimkujulisi kadakaid, et kui tõesti talle esmatähtis, nagu ma oletan,
oleks olnud need kadakate vaimud, et miks nad siis ei ole päriselt nagu inimesed, võib muidugi vastata hästi lihtsalt. Et siis ei oleks mingit seost selle välise kadakate geomeetriaga, poleks põhjust öelda, et need on kadakad. Samas on antropoloogid Philippe Descola, keda ma siin natuke pikemalt praegu tsiteerin, on sellistest animistlikest ontoloogiatest teinud üldistuse. Siin on juttu küll ainult Jevongi kultuurist, aga see on väga üleüldine, et taimede ja loomade vaimud, kui nad unenägudes inimeste juurde tulevad, siis nad tulevad inimkujuliselt ja räägivad inimkeeli. See on ilmselt olnud Eestis samamoodi, sest meil on pärimust sellistest puudest, kellelt käidi nõu küsimas ja loomulikult see puu ei vasta mitte midagi. Võib minna sinna püha puu juurde ja rääkida talle ära, aga kui hästi läheb, siis ta tuleb pärast, selle puu vaim tuleb küsija juurde unes ja vot siis ta saab vastuse. Et nüüd selle lihtsa vastuse kõrval ma pakun siiski välja veel ühe teise variandi ja see on see, et Sooster ongi liikunud just selle avastava kujutluse radadel. Ta ei taha ka oma piltide vaatajat otse kohe suunata niisugusse juhitud kujutluse voolusängi, vaid vastupidi, ta hoopiski loodab, et ka vaataja hakkab oma kujutluses midagi avastama. Ta nagu püüab käima lükata seda avastavat kujutlust, mitte et ta tahaks kõiki veenda, et kadakad ongi just niisugused, nagu tema on neid oma pildi peal näidanud. Mõte on hoopis selles, et vaataja kujutlus hakkaks liikuma. Mõned võib-olla ei ole kadakaid üldse elu sees näinud, aga ometi nad hakkavad midagi kujutlema. Ja sellepärast need kadakad ongi ühtaegu nii ligipääsmatud, nii hermeetilised ja samas nad on ometi väga avatud, on ometi sõbralikud. Ja minu meelest siis see paradoksaalne ontoloogia, korraga ligipääsmatus, hermeetilisus, samas tohutu avatus ja sõbralikkus, see ongi Triksteri ontoloogia ja ühtlasi ka tegelikult Soosteri ontoloogia. See pole mitte kunagi välistav, mitte kunagi kas üks või teine, vaid alati arvestab mõlemat, alati nii see kui teine, siis see, mida loogikas on nimetatud inklusiivseks disjunktsiooniks. Kadakasel karjamaal on ruumi kõigile. Ainus tingimus on tunnistada kujutluse väge, aga kuidas avastavat kujutlust kasutada, seda Sooster meile ei ütle. Aitäh! Suur tänu selle ettekande eest. Aga nüüd võiks küll kasutada võimalust ja küsida veel. Kui keegi veel viitsib, et ma saan aru, et on olnud pikk päev. On olnud pikk päev, jah. Ja võib ka tegelikult lihtsalt teha seda vestluse vormis, kommenteerides, et me võime ka sujuvalt üle minna selliseks arutelu vormi. Saab lasta tagasi seda ühte slaidi, see, kus on need kadakapildid selle peal, see üleval nurgas. Vaadake seda kõige esimest kadakase halli pildi peal. See on nagu see saimaki kaanel, mida Liisa ütles, et nagu üsk, eks ju, see väga barjäär. Täpselt nagu kadakas ju ka. Täpselt sama kujund. Jah. Et järsku lõpus läbi kadakas ja lõpis see kaane peal. Jah. Kadaka väga teise dimensioon. See on kadaka vaim. Just, et see portaal võib olla ka kadakas. No täpselt sama see figuur peal. See on väga hea kommentaar. Aitäh.
Ei, mul lihtsalt ei pealt ette. No, ma võin korraks tagasi. Kuidas seda vormi peaks nimetama? See on siis selline teemat? Värt on mingi põhimõtteliselt värt kujuline ju. No see kett on lõmm peale. Jah. Sa mõtled seda, eks? Siin all see kõige see allikas, kus on seal kõige esimene. Või siin teise peal on ka, aga seal sellega mul hakkas see seos tulema, mis seal oli all. Naara muidugi käsitleti kõiki Soosteri kujundeid olemuselt ambivalentsetena, et nad ei ole ei ilmtingimata üks ega teine, vaid nad on nii üks kui teine. Ja kolmas ka. Või ka kolmas, just. Umbes nii nad ongi, kõik on kõik ja üks sama. Et vahest ma olen sinu suust kuulnud ikka seda toredat lugu sellest, kuidas lapsed soo peale eksisid ja sealt neid soo või maaema laste pealt neid lutikaid koeri. Sooema täid, need olid täid. Ja, lapsed eksivad sohu ära, see on Liivi lugu. Et no see on nüüd neid jõvikaid peeti ikka kasulikaks marjadeks ja lapsed läksid sinna, sest isa ema saatsid, aga siis kuna nad kodutööd ei leidnud, jäid sinna külma kätte, sooema võttis nad enda juurde, ööseks hommikul saatis koju, kiitis, et on tema laste peadest täisid korjanud. Ega kadakatega ei ole seoses mõnda sellist lugu? Olen püüdnud otsida, aga ei ole leidnud, kadakaid ei ole peetud nagu kasulikuks taimeks üldiselt. Et ikka kidural maastikul kasvavad need. Tänapäevased siirust ka nendest võõsetest siirust tänapäeval. Jah, loomulikult. Ja džinn on jook, mis on marjast. Aga just nendest noortest okastest tehakse siirupit. Ja see on huvitav, sest et Soosteri jaoks oli kadakas väga kasulik just sellise suure muutujana. Et ühelt poolt puu, mis on tohutu hea kohaneja, eks ole, et ta suudab väga niisugustes vaestes tingimustes kasvada ja teiselt poolt väga hea kohaneja, et kui ta kasvab tuulisel pinnal, siis ta loomab mööda maad, kui ta kasvab vaikses kohas, siis ta võib venida pikaks ja kõrgeks, et see oli, ma arvan, see põhjus, miks Sooster ikkagi kadakat vajas, et Soosterile oli kadakas väga kasulik. See on selline suurlinna inimese pilk, temast oli saanud suurlinna kunstnik ja tagasi vaatas just need kadakad olid talle tähtsad, et kohalikud ju kadakast ei ole suurt pidanud ja millalgi on mitte ainult saartel, Eestis üldse on ju räägitud näiteks kadakasakstest, see oli selline põlglik väljend, et kadakas oli midagi sellist tüütut, jube sitke, lahti temast ei saa, samas ta kasvab seal, kus ega õieti midagi ei kasvagi, aga Sooster on nagu pööranud selle ümber, et see on saanud tolle maastiku sümboliks, nagu väljendabki seda maastikku mingit spirituaalset olemust, võiks öelda, ja need kadakad siis, nad on kujumuutjad, nad tähendavad veel või kehastavad palju muid asju ja selles suhtes on Soosteriga selline ökoloogiline kunstnik, sest kadakas on ju ökoloogiliselt väga suurepärane taim. Ta nagu just vajab vähe ja kasvab sellistes kohtades, kus muud ei ole, hoiab seda vähest mulda seal alles, see ei erodeeru, mingi Erik Punane ei saa enam tulla sinna seda kokku keerutama. Ja loomulikult on need marjad ju tegelikult ka raviomadustega, nagu me teame. Nõiad kindlasti kasutasid kadakamarju. Kas see eepos on isekirjastuslik või keegi ei tea? Eepose on tegelikult välja andnud Eesti Kirjandusmuuseum Tartus. Jah, ta on justkui erialane, kuigi Jegard Kõmmus on seal üsna palju ise liitnud ja ka natukene nagu juurde luuletanud, et sellest saaks mingi tervik, jah. Ja kuidas sa saarlasena kommenteerid seda? Saarlasena hiidlistikult üldiselt on natuke ohmu.
et nüüd suhtumine sihuke, et Muhu huumor ja hiidlaseks lihtsameelsed, aga no mina ei ole tead täissaalane. Nüüd ma juba olen, sest ma olen elanud üle 20 aasta, aga olen ikka tulnukas seal. Aga noh, Lääne-Eesti juurtega kadakas on väga tuttav taim. Lapsepõlves ikka minu kadakane vibu oli ikka kui läksin sellega Pärnusse, siis noh, et ütleme suve, siis minu vibu oli ikka noh, lastis 5-kordsest majast üle teiste omad, et pajuvibude 3. korruseni anti ulatus, et noh, sitke, noh, hästi tugeva löögiga. Sitke ja paindu. Ja tugevalt mööblitaks ka Saaremaal mingid pulkmööblit sellest, et on mingid mitusada aastat mingid asjad on toolid alles. Kuuma alused. Ja no see on juba siuke noh, turistivärk rohkem juba ja noh, siuksed, aga noh, tehti mingid pulkadest mingid toole siukseid mingeid. Jah, kadakapuit on tõesti tugev ja mina olen kunagi 13-aastasena Kaukaasias olnud mägimatkal ja mul oli selline kadakane kepp oli käes ja noh, see oli suurepärane, et niimoodi mäe külje peal liikudes, mis on vahel peaaegu 45 kraadi, ta ei murdu kunagi, et ta on niivõrd tugev sitke, paindub küll, aga väga hea puu. Oli väga intensiivne lõhn ka veel tegelikult. Jah, ta lõhnab lõputult. See on kuuse või männi kontsentraat põhimõtteliselt. Et see kokku võssitud, see hästi sitke, kõik liigne väljas. Veel küsimusi, kommentaare? Aga see kadakas kasvab käinud kuskil, kus on, seal on paepinnas, ma ei tea, kas Hiiumaal on Saaremaal baas ju, 2 labitäit mulda, siis on baas vastas ja seal, noh, väga naljalt miski muu ei kasva siin. No Hiiumaal on ikka sama. On sama jah. Seal mingid pood on liivasemad vist natukene, aga ma ei tea, kui sügavalt. Mina tegin õues hekki pani aia, siis ma laiusin kangiga augud ja viisin mulla sinna sisse, sest et seal ei olnud midagi. Labida jääl oli baas. Milline on kadaka kosmos? Mulle tundub, et seda peab kadakalt küsima. Ja, kadaka vaim, kui ta tahab seda öelda, siis ta ütleb. Aga võin siia vahele torgata, et Soosteril on üks teos, mille nimi on Suured kadakad ja kus ta on kadakad istutanud kuu pinnale. Et veel üks näide kadakate heast kohanemisvõimest. Ja siis ma lisaks veel ühe kadaka juurde siia. Üks kõrgemaid kadakaid, mida ma tean, kasvab Tartus Karlovas, Valvejaalavi aias, mis on toodud Hiiumaalt Ühtrist ja Ülo. Ühtrist? Ta on üle kõrvalmaja 2 korruse õues. Seda ei oska näha, kui sa ei tea. Sattus heasse pinna ja läks vohama. Hea Lõuna-Eesti pinnas. Heades mõtetes kasvanud. Hea, kui mulgimale viia, siis läheb vist üldse 4 meetrit. Seal on see kõige parem mull. Nad tihti ikkagi hea mulla peale ei kasva. Et istutatakse küll, aga ei lähe kasvama. See on nüüd haruldane näide. Keemia või see, et kas sa jääd kasvama jääd. Et see on tihti see, et sa viid oma aiast mingi väga uhkelt kasvava asja teise kohta ja seal sul läheb välja kohe. Tal on erinevad liigid ka. Kas Soosteri teised, praegu ma käsitlesin tänane ulme ja teaduskirjanduse illustratsioone, aga samas need ilukirjandused, varasema ilukirjanduse illustratsioonid on hoopis teises keeles. Kas neid visuaalses keeles, sellised realistlikumad või jutustavamad, aga samas jälle iga kord olenevad autorid erineva lähenemisega või erinevas sellises võtmes, et neid, kuidas sellist vaba, abstraktse ja väga sümbolistliku loomingu juurde sobituvad need konservatiivsema pildikeelega väike Ilivar ja teised. Ja kusjuures ma arvan, et Laara oskab paremini vastata, aga Aare Pilv kirjutab sellest natukene siis Saastari juubeli raamatus, kus ta räägib Smuuli ja Lutsu illustratsioonidest.
aga mina siis, kui Aare seda teksti kirjutas, ma tegelikult Aarel palusin ka seda vastuolu natukene seletada, et see kontrast vähemalt kunstiteadlase jaoks on ilmselge ja kuidagi tahaks nagu vastuseid, eks ju. Aga Aare ütles, et tema selles tekstis siiski sellist suurt küsimust vastata ei võta. Et ta lihtsalt keeldus, et ta ütles, et tema tegeleb nagu ikkagi selle lõputuse kujundiga selles tekstis, et tal olid nagu muud eesmärgid ja ülesanded endale püstitatud. Aga võib-olla Naara oskab mind kuidagi täiendada. Seal on väga huvitav seesama, millest oli, et ta ka teiste kirjanduste puhul, et ta loeb teksti ja see pilt on sisuline vaste tekstile, mitte suvalise koha visualiseerimine, vaid üldistus ja autoriga kaasamõtlemine. Aga võib-olla siis see siis ütleb ühte-teist Eesti kirjanduse kohta. Et kui Sooster illustreerib Eesti kirjandust, siis tulemus ongi realistlik, eks ju. Et meie kirjandus... Stilistiliselt lähtub keelekasutuses ja kannab selle kujutlusi. Et kui sa Smuul loed, siis sul ei tekigi väga sürrealistlikke kujutlusi sellest, eks ole. Et ta on nii-öelda autoriga dialoogis ja nagu Elnara on öelnud, Sooster on illustraatorina ikkagi lähilugeja. Et ta tõesti töötab selle tekstiga niimoodi vahetult ja dialoogselt, Ja samas mina ütleks, et näiteks need Smuuli illustratsioonid läheb põnevamad, et kuigi nad võtavad väga sellised realistlike motiiviga kadakaid, aga ta paneb need jälle selliste reebustena nagu kokku, et nad on jälle teistpidi nagu põnevad. Aga kui ma olen natuke küll vähem vaadanud, et tema just näiteks, miks on kõnefe, mida me ei jõudnud kajastada, mis jälle nagu vajaks uurijad ja tegelejad. Et Sooster oli selline huvitav lähtus, ta illustreeris Moskvas Eesti ja laiemalt Balti, kindlasti Läti, võib-olla Leedu ilukirjanike tõlged vene keelde. Et ta nii-öelda tegi need visuaalselt arusaadavaks venekeelsele lugejale. Et siin toimus ka võib-olla mingisugune kultuuri tõlkimine, võib-olla natuke stereotüüpide, natuke arhetüüpidega mäng. Aga ikkagi iga kord, kui vaadata tema illustratsioone näiteks, mida tegi, see võis olla Astevender, hiljem Väikse Lillemaarja tegi Sooster, isegi realistlikuna, nad on nii värsked, nad on nii mõnusad, kuidagi nendes on seda sellise lapse... Väikse Lillemaarja pildid erakord ja huvitav haaravat, et tahaks sellist raamatut ka lugeda. Aga mõtlen, et see, mis ma ei tea, mina ei ole näinud neid lätlasi, et kuidas, millised... Mulle tundus, et Tubitsile ta on teinud ka päris huvitavad, et seal ka sellise vilkava absurdiga, aga ka mõned, olgem aus, et maa ja rahvas, nad on nagu sellised nagu kannatusest või ka nagu sellised raskest saatusest, et nad on väga sugestiivsed, tõesti. Aga samas näiteks Peet Vallatu novellidele, ka venekeelsele raamatule on teinud ta pildid. Seal ta haakub just täpselt väga ilusti selle groteski realismi. No Vallak on ju eesti keelest outsider. Aga nendel tekib see. Aga kevade pildid venekeelse kevade maalt, minu need on hetkel natuke head mõttes veidad, nad ei ole siuksed nagu eestikeelsete kevade pildid, eestikeelsete kevade väljate pildid, nad on ikka natuke imelikud siuksed. Et ma teisi ei ole näinud, aga need kevade omast ma just vaatasin, et need on siuksed ikka, kuidagi teistsugused. See on ikkagi tõlge. Mulle sai selleks, et te peate vähemasti ühe uue raamatu veel kirjutama ja uue seminari korraldama. Üks või mitu teha. Ma mõtlesingi, et kas meil on pooldud kõik need raamatud, kus Sooster illustraatorina esineb füüsiliselt? Ei. Et selle võiks järgmise eesmärkina antikvariaatides toetada. Me oleme digiteerinud, et meil on digiteet olemas, nagu see piltiga on, aga see on pooleli ka, sest see kõik sõltub jõudlusest. Et oma raamatu jaoks me kogusime ulmet ja mingil määral populaarteaduslikku illustratsiooni. Ilukirjandus on alles sees, ainult väik hiljem arvab mingitud. Jah, et see oleks väga huvitav, tervikuna neid revistada, vaadata aeg, stiil, kujundi ja kas peale Smorodini või Smorodini, kas neid teisi varjunimesid esineb ka? Ei pole näinud.
sest moodil vist ühekordne minu arvates, et ajakirjast oli ikka oma nime all, aga vaat see oli vist nii, et raamatu jaoks vist ei juletud vist. Kadri Mägi teadis seda paremini, et tema ütles, et on paar korda. Ma tegin just otsingu igasest bibliograafiat, ma rohkem leidnud neid ühe. Aga noh, need bibliograafiad on kõik see Venemaal ja siuksed, noh, kuidas keegi on koostatud. Aga sa seda tead, kus Smarodin kõlab? No, kas tõlkide mõttes või? Jah. See on Mari või see mingi? Just, ta on sõstra Mari, sest ta ongi sooster. Okei. Et ta on tegelikult... Nii täpselt ma juubelt ei tea, sest ma vaatasin seda e-post, see tundus nii lihtne olevat, et mul on võukeelega rohkem oskusi, kui selle e-posega oli. Aga see, jah, et ma seda tegelikult tean soost ja tähendust. Aitäh!